Tere päevast kõigile. Mul on väga hea meel, et teid on siin üle 100. Osad on kindlasti Haridus- ja Teadusministeeriumi kolleegid. Tere ka teile. Aga hakkame siis pihta, et meie selline väike kokkusaamine siin on siis planeeritud 15-minutiliste sektsioonidena, et kõigepealt alustan sellest, et selgitan natuke, mis asi see formaal- ja mitteformaalõppelõiming on, miks seda peaks tegema ja kuidas seda võiks teha. Ja siis annangi juba praktikutele sõna, kes on mõne sammu võrra juba ees, ehk siis on juba varasematel etappidel lõimingut rakendama asunud. Ja siis viimases 15 minutis siis vastame ka teie küsimustele. Ja nagu Elo ütles, et kui ei jõua kõigile küsimustele siin vastatud, siis me korjame need küsimused üles ja vastame siis vajadusel kas personaalselt või siis täiendame ka meie formaal- ja mitteformaalõppe lõimingu alalehte HTM-i kodulehel siis korduma kippuvate küsimuste sektsioonis. Nii. Vaatame siis. Sun siit jagada. Pääseb ekraani. Nii. Elo siis võib mulle vahepeal teada anda, kui siit näha ei ole, et mulle endale tundub, et on õige slaid ees. Nii et läheme siis teele. Kõigepealt siis räägime sellest, mis asi see formaal- ja mitteformaalõppe lõiming on. Ja formaal- ja mitteformaalõppe lõimingust me võime rääkida 3 tasandil. Ja esimene tasand, võib-olla selline kõige suurem tasand ongi siis selline mõtteviisi tasand, et kuidas me üldse suhtume sellesse formaal- ja mitteformaalõppe lõimingusse ja ennekõike see on ikkagi samm terviklikuma haridussüsteemi poole, kus oma rolli mängivad nii formaalõppe ehk siis nagu siin kontekstis üldhariduskoolid, mitteformaalõppe, huvikoolid, noorsootööasutused, huvikeskused, keeltekoolid näiteks ja informaalne õpe, mis toimub meil siis igapäevases keskkonnas. Igalühel on oma roll, igaüks on natukene erinev. Aga siin tuleb siis rõhutada seda, et formaalõpe on õpilastele kohustuslik, informaal- ja mitteformaalõpe kohustuslik ei ole. Kuna on teada, et mitteformaalses õppes osalemine toetab ka formaalõppes osalemist ja õpiedu hoidmist, vähendab ka sotsiaalmajandusliku taustamõju õpitulemustele, siis on formaal- ja mitteformaalõppe lõiming üheks osaks nii noortevaldkonna arengukavast kui ka siis haridusvaldkonna arengukavast. Praktilisel tasandil me võime mõelda formaal- ja mitteformaalõppe lõimingust kui siis mitteformaalse õppe äraarvestamist kooli õppekava õpitulemuste saavutamisel. Ja ennekõike ikkagi me räägime sellest kui protsessist, et arvestada ära, aga samas ka tunnustada ja teadvustada mitteformaalses õppes õppimist. Kõige olulisem küsimus võib-olla formaal- ja mitteformaalõppe lõimingu puhul on ikkagi see miks küsimus. Ja me teeme seda lõimingut ikkagi sellepärast, et me saaksime teada, mida on koolivälises keskkonnas õpitud, aga muidugi ennekõike ka selleks, et kõikide õpilaste anded, tugevused ja arenguvõimalused oleksid tagatud. Natuke juba vihjasin sellele, et koolivälises õppes osalemine toetab ka formaalõppes püsimist ja seetõttu väheneb selline ka sotsiaalmajanduslikust taustast tulenev mõju formaalõppele. Sellega me ennetame muidugi varajast
koolist lahkumist või üldse haridussüsteemist lahkumist. Ja nagu te teate, siis on toimunud ka muudatus koolikohustusliku ea osas, et õppimiskohustuslikud on ikkagi kuni 18-aastased noored. Peamised kasusaajad sellest protsessist on muidugi õpilased, aga vähem tähtis ei ole see, et lõimingu kaudu hoitakse kokku ressursse, vähendatakse dubleerimist ja tänu sellele on meil ka haridussüsteem paremini juhitud. Kuidas siis lõimida? Lõimingul on mitmeid vorme. Siin kindlasti tänased rakendajad saavad jagada, kuidas neil formaal- ja mitteformaalõpet rakendatakse, aga aastatel 2021 kuni 2023 viidi läbi uurimisprojekt, kus siis kaardistati Eesti formaal- ja mitteformaalõppe lõimingu hetkeseisu ja seal toodi siis välja ka, et missuguses formaadis meil seni formaal- ja mitteformaalõpet lõimitud on. Et tüüpiline või kindlasti tuntud variandid ongi näiteks valikaine asemel arvestamine, mitteformaalse õppe valikainena asendamine või siis valikkursuse läbimine kooliväliselt, loovtööde tegemine mitteformaalse õpetaja abiga. Vahel viiakse ka formaalõpet läbi mitteformaalõppe keskkonnas, näiteks projekte tehakse koos noortekeskustega, ka keskkonnahariduskeskustes viiakse läbi näiteks loodus- või keskkonnaalast õpet. Et ka see on üks formaat siis lõimimiseks. Ja järjest rohkem on hakanud tekkima selliseid kogupäevakoole või siis ka ühes majas toimetavaid huvikeskusi ja üldhariduskoole. Variandiks on ka see, et huvikoolid pakuvad siis huviõpet koolipäeva osana ka, ehk siis näiteks pilliõpet viiakse läbi koolis juba või mingid tantsutunde tehakse siis kehalise kasvatuse asemel näiteks. Et ka see on variant, mitte küll asendades täielikult siis kehalise kasvatuse tunde, aga näiteks mingi perioodi või teatud tundide arvu osas. Lõimingut kindlasti ei viida ellu ainult üldhariduskoolis üksinda, et see lõiming juba oma olemuselt tähendab seda, et tehakse koostööd erinevate osapooltega ja siin on kõik need osapooled siis ka nimetatud, et seal mängivad oma rolli koolipidaja. Enamasti on see kohalik omavalitsus, aga meil on ka erakoolide pidajaid. Siis formaalõppeasutus on ju, selleks me täna selle infotunniga tegime, et üldhariduskoolidel on siin oma roll. Mitteformaalõppeasutusel on oma roll, õppija ei ole siin kõrvaline tegija ja ka õppija esindaja omab oma panust siin protsessis. Ja olen ka välja toonud konkreetsed ülesanded, mis siis igale osapoolele osaks saavad, selleks, et lõiming toimida saaks. Alustan siit algusest. Koolipidaja roll on kindlasti juhtida seda muudatust. Koolipidaja ja kui me mõtleme näiteks, kes on selles rollis enamasti, siis see on kohalik omavalitsus, et siis tema ülesanne ongi tagada erinevate õpivõimaluste olemasolu ja siis soodustada omakorda näiteks koostööd erinevate õppeasutuste vahel. Formaalõppeasutus, tema roll on ennekõike kirjeldada ära, et kuidas see arvestamine siis toimuda saab ning kuna meil õpilased veedavad väga suure hulga oma ajast koolis, siis õpetajatel koolis on hea võimalus märgata,
õpilaste huvisid ja andeid ja vajadusel suunata siis see õpilane oma annetega tegelema edasi mitteformaalõppeasutusse. Mitteformaalõppeasutuse roll on ikkagi nende annete ja tugevuste süvitsi arendamine ja pakkuda seda õpet siis noortele. Vahel on küsimuseks ka motivatsioon selle õpinguga edasi tegeleda, et kindlasti siis motivatsiooni toetada ning selleks, et saaks toimuda formaal- ja mitteformaalõppe lõiming, ehk saaks ära arvestada mitteformaalõppes omandatud, on kindlasti oluline, et mitteformaalõppe pool siis kirjeldaks ära need õpitulemused, kuidas see protsess käib, kuidas on hinnatud seda õpilase arengut ja ka eriti tore oleks see, kui need õpitulemused oleks juba sõnastatud sellisel kujul, et riiklike õppekavadega oleks võrdlus tehtud, et ka koolil oleks lihtsam siis saada pilti ette, millised õpitulemused saavutatud on. Õppija kontekstis on oluline nii formaal- kui mitteformaalõppes osaleda, õpitut mõtestada ja omavahel seostada. Ja kui me räägime ka alaealistest, siis lapsevanem või õppija esindaja natuke laiemas sõnastuses täidab seda rolli, et esitab koolile selle avalduse, aga toetab ka õpilase õppes osalemist. Haridus-Teadusministeeriumil on ka siin protsessis oma roll. Meie roll on toetada siis seda lõimingut üleriigilisel tasandil ja aidata seda muutust ellu viia niimoodi, et igal lapsel igas Eesti piirkonnas oleks tagatud võrdsed võimalused heaks hariduse saamiseks. Ja sellest tulenevalt me oleme juba samme astunud ja siin järjest erinevad tugimehhanismid ka käivituvad. Juba oleme EHIst natukene arendanud, et huvihariduse kontekstis ka seal paremad andmed oleksid. Et nagu te teate, siis huvihariduse või huvikoolid õigemini on registreeritud Eesti hariduse infosüsteemis. Nad registreerivad ka oma õppekavad sinna ja sinna tulevad ka õpilaste andmed. Jaanuaris valmib ka lõimingu juhendmaterjal, kus on siis erinevate osapoolte rollid ja sellised juhised välja toodud, et see on kindlasti ka teile abiks. Korraldame ka juhendmaterjali tutvustamiseks seminare ja siis 2026. aasta lõpupoole teeme ka lõimingukonverentsi. Oleme juba koolitanud välja ka mentorid selleks protsessiks. Huvihariduse õppekavade osas on nõuete täpsustamine juba käsil ja ühtlasi on noortevaldkonna seadused, siis huvikooli seadus ja noorsootöö seadused muutumisel, et ka aidata õigusaktide tasandil kaasa tuua siis neid vajalikke muutusi, et lõiming saaks toimuda. Ning vahel meilt ikkagi küsitakse ka seda, et kes siis seda kõike peaks tegema või kuidas seda kõike peaks nii-öelda praktilisel tasandil rakendama, et siis me järgmise aasta esimeses kvartalis ka plaanime hankevooru teha kohalikele omavalitsustele või siis piirkondadele, kui tahavad mitu kohalikku omavalitsust koos osaleda hankes, et siis saab ka väikest finantsilist tuge näiteks koordinaatori palkamiseks ja mentori palkamiseks ja üldiseks selliseks koostöö soodustamiseks erinevate asutuste vahel. Võib-olla see jäi mul nüüd mainimata kohe alguses, et väga pääsu sellest formaal- ja mitteformaalõppe lõimingust ei ole. 1. septembril jõustus põhikooli ja gümnaasiumiseaduse muudatus, millega muutus formaalõppe ja mitteformaalõppe lõiming nii-öelda kohustuslikuks, et tuleb ikkagi arvestama hakata
mitteformaalses õppes õppimist ja tuleb hakata ka koolide õppekavades kirjeldama seda protsessi, kuidas siis see õppe arvestamine toimub. Et seda ma oleksin võinud võib-olla alguses öelda, aga igastahes see muutus on nüüd 1. septembrist jõustunud ja omalt poolt saame ka siis nii palju kui võimalik sellel teekonnal olla teile toeks. Nii, jah, selle kokkuvõtte osa ma juba ütlesin suuresti ära, aga võib-olla siit rõhutaksin seda, et formaal- ja mitteformaalõppe lõimingu eduvõti ikkagi seisneb koostöös ja koostöös siis erinevate asutuste vahel, aga ka juba laiema seltskonna kaasamises, mis siis jõuab kohalikule tasandile, aga miks mitte ka meid kaasates. Haridus- ja Teadusministeeriumil on ka eraldi formaal- ja mitteformaalõppe lõimingu veebileht ja seal on juba ka sellist üldisemat infot. Oleme sinna juba teie küsimustest või koolidelt tulnud küsimustest lähtuvalt koondanud küsimused ja vastused ja me seda lehte ka pidevalt siin plaanime täiendada. Et juba esmase abi oleme teile sinna üles pannud, aga loomulikult kui teil on veel küsimusi ja mingeid konkreetseid situatsioone, mis vajaksid sellist kõrvalist pilku ja abi, siis oleme ka valmis igal juhul aitama. Nii, aga mina jõudsin enda jutuga lõpuni, vist täitsa olin ajas. Tundub, et siin vestluses äkki on küsimusi ka. Hetkel veel ei ole küsimusi, kõik on selge. Et anname Aedale sõna ja kuuleme siis vahepeal Paikuse kooli kogemusest. Tere ka minu poolt. Mina olen siis Paikuse kooli huvihariduskeskuse õppejuht ja muusikaõpetaja. Ja juba eelpool oli väga palju asju tegelikult mainitud, mida meie kui oma koolis oleme mitmeid aastaid rakendanud. Ja nii-öelda praktiliselt siis teinud, aga võib-olla õppekavas selliselt, nagu tänasel päeval seda oodatakse, ei ole veel sõnastanud. Sellega me hakkame siis selle sõnastuse poolega sellel aastal tööle. Ja mis meie praktikad on siin olnud, et esiteks meie maja pluss on see, et me oleme põhikool ja põhikooli juures on huvihariduskeskus, eraldi huvihariduse õppekavadega ja lisaks siis ka kooli huvitegevus, et meil on nagu oma majas hästi palju võimalusi. Ja see annab meile nagu selles mõttes laia haarde, et nende lõiminguga siis rohkem tegeleda. Ja meie praktikad varasemalt on olnud ja praegugi on näiteks seesama kogupäevakool, mis siis endast kujutab nii õpitunde kui ka huviharidust pärast siis ütleme formaalset haridust ehk pärast tunniplaani järgseid tunde lastele. Siis pikk praktika on ka loovtöödega, kus nii väljapool kooli õppivad õpilased, näiteks Pärnu spordikoolis õppiv õpilane eelmisel aastal tegi oma loovtöö ja selle me saime siis spordikoolis ja selle me saime siis üle kanda oma õppesse. Ja kooli sees näiteks kasutame ka lõimingut siis huvihariduskeskusega. Näiteks õpetajad valmistusid kunstiolümpiaadiks ja kunsti põhiõppes siis tehti loovtöö maal vineerplaadile, aga selle saime siis kanda üle nii-öelda formaalsesse haridusse, et sellist risti-rästi lõimingut on. Nüüd, mida me sellest õppeaastast katsetame, on siis formaalse ja mitteformaalse õppe lõimimine nii oma maja ainetundidesse. Ehk siis me oleme pilootprojektina võtnud 5., 7., 8. klassid ja seal igas nii-öelda klassis on siis erinev teema
teatud perioodil. Näiteks 5. klassides siis lõimime omavahel formaalse poole peal informaatikat ja mitteformaalse õppe poole peal siis keraamikat. Ja õpetajad siis on ette valmistanud sellised teemaplokid 3 × 75 minutit. Me oleme ka sellest aastast pikkadel ainetundidel, sealt see 3 × 75 siis. 7. klassides näiteks lõimime omavahel informaatikat, tehnoloogiat, käsitööd ja siiditrükki siis huvihariduskeskuse poolt. Ja 8. kodundust, keraamikat ja informaatikat. Et oleks selline hästi praktiline laste jaoks ka. Nüüd siit edasi, palun korra ette panna see leht, mis ma saatsin teile. Et sellel õppeaasta alguses tuli siis ühe vanema poolt sooviavaldus, et tema soovib, et tema lapse huvitegevus või siis huviharidus õigemini kantakse üle meie formaalharidusse. Ja siis me kohe hakkasime mõtlema, et nii, kuidas me seda toimetame niimoodi, et oleks päriselt ja kõik õpitulemused, mis on vaja põhikoolis ehk siis kohustuslikus õppes saavutatud. Ja me formuleerisime siis sellise kokkuleppe. Õnneks see laps oli ka minu enda muusikatunni õpilane. Ehk siis ma sain kohe nii-öelda enda peal praktiseerida ja läbi mõelda, kuidas seda teha. Tegime siis sellise kokkuleppe muusikakooli ja kooli vahel. Et koostasin siis õpitulemuste tabeli, mida siis põhikoolis 2. klassis peaks õpilane läbima. Saatsin selle siis muusikakooli ja palusin siis muusikakoolis vaadata üle, et milliseid õpitulemusi nemad oma ainetes siis katavad. Ja kõik see, mis jäi nii-öelda õhku, mida nende õpe siis ei võimalda või mida ei läbita, siis selle eest vastutan mina muusikaõpetajana. Ja kuidas seda teha? Kuna me oleme pikkadel ainetundidel, siis meil on 5 perioodi ja tunniplaan muutub iga periood ja ühes perioodis on siis 2 ainetundi. Ja kui laps muidu käib muusikatunnist ära, läheb muusikakooli oma klaveritundi, siis ühel perioodil on ta muusikatunnis olemas ja mina vaatasin oma siis töö selle järgi ümber, et need, mis jäid katmata, et ma need õpitulemused siis viin sinna perioodi, et see laps ikkagi saaks selle kõik, ütleme, kohustuslikku, mis põhikooli õppekava ette näeb, läbitud. Mis meil oli veel võib-olla meie pluss või mis lihtsustab meie tööd on see, et esiteks praegu on 1 õpilane, kes selle avaldusega pöördus ja üldhariduse õppejuht sai tulla siis vastu, et 5 perioodil tunniplaan selles mõttes jääb samaks selle õpilase jaoks, et muusikatund jääb sinna samale ajale, et see ei hakka muutuma, et ta saaks muusikakoolis käia selle 1 tunni nii-öelda raames. Ja hästi oluline minu meelest on siin see, et vastutuse võtavad 3 poolt. Tormi tegelikult ka mainis selles, et eelnevad ka need koostöömomendid, et on meie koolina vastutame, et laps läbiks need õpitulemused, muusikakool vaatab selle pilguga üle, et ta tõesti läbiks need ja võtab selle vastutuse ja lapsevanem, et oleks sellest teadlik, kuidas ja mida tema laps peab siis tõesti nagu kätte saama hariduselt. Ja mul on tunne, et see kokkulepe on selles mõttes hea, et see on nagu mitmesuunaline. Jah, ma arvan, et praegu olen mina lõpetanud, kui on küsimusi, siis vastan hea meelega. Ja vestlusaknesse on 2 küsimust tulnud, et esimene küsimus on, et kuidas toimub loovtööde juhendajate tasustamine, kes on väljaspoolt kooli? Seda ma ei oska öelda, meie kooli kriteeriumid on see, et meil koolipoolne juhendaja peab ka alati olema. Et kes paneb, ütleme, meie kooli formaadis on blogi tegemine, kui ta viibki näiteks mõne ürituse midagi läbi siis väljapool kooli oma juhendajaga, siis meie kooli poolt õpetaja peab vastutama selle eest, et tema saaks siis oma blogi tehtud, kus on nii-öelda siis oma tegevus ära kirjeldatud. Aga väljapool kooli ma ei oska öelda, kuidas see tasustamine toimub, seda meie ei reguleeri.
Kui ainetund toimub huvihariduskeskuses, mis on aineõpetaja tegevused samal ajal ja kuidas teda tasustatakse? Kaks küsimust koos. Huvihariduskeskuses toimub tund, meil on niimoodi jaotatud, no näiteks võtame selle informaatika ja keraamika teema. Nad informaatikatunnis siis teevad näiteks 2 tundi ettevalmistusprotsessi, näiteks tasside kujundamine oli neil see esimene teema 5. klassides. Informaatikatunnis teevad ära ja siis nad lähevad keraamikatundi, mis toimub käsitöö ja tehnoloogia tunni arvelt. Ehk siis üldhariduse arvelt. See on õpetajatega kokku lepitud. See ei ole kuskil välja nagu kellegi poolt töötatud, vaid õpetajad istusid laua taga ja mõtlesid, kuidas nad selle süsteemi saaks endale toimima panna. Nüüd tasustamine on see, et iga õpetaja saab tehtud tundide eest palka. Samaväärselt nagu see õpetaja, kes peaks muidu tunnis olema ja kui on näiteks käsitöö tunni arvelt toimub, siis see käsitöö tunni õpetaja on seal tunnis ka abiks. Aga näiteks see huvihariduskeskusega lõimimine, see on hästi teemapõhine, et iga kord ma ei saa öelda, et täpselt nii on. See sõltub, mis teema on, mida nad teevad, kas sinna on õpetajat juurde vaja, näiteks tehnoloogias seal laserpingi juures, et seal on nagu paralleelselt käib mitu ülesannet ja ongi mitu õpetajat seal. Et meie koolijuht ütles, et tema tasustab, kui õpetajad teevad tööd, tema lõi selleks võimalused, leidis need ressursid. Siis. Nii, siin on üks küsimus, ma näen, on veel, kuidas toimub hindamine. Praegu selle konkreetselt teise klassi õpilasega, kellega me praktiseerime seda, tema puhul on selles mõttes lihtne, et kui muusikakool kinnitab, et ta on need õpitulemused saavutanud, siis meil on arvestatud või mitte arvestatud teises klassis. Nüüd ma ei oska hetkel veel öelda, kui on vanemastme õpilane, kuidas me seda teeksime. See on meil hetkel väljatöötamisel, kuna ta on nii uus. Me just alustasime sellega. Aitäh, et Tormil on käsi püsti, et siis saame pärast Tormit minna Juhani ettekande juurde. Ma korra küsiksin Aedalt seda, et mida sa soovitad neile, kes on alles selle teekonna päris alguses lõiminguga? Ma soovitaks seda, mida mulle eelmine aasta soovitati, kui ma Peetri koolis külas käisin seda tehnoloogia õpetust uurimas. Neil on väga vingelt see tehtud, see lõimingu pool. Et hakake praktiliselt pihta pisikestest tükkidest. Et üks asi on kirjeldamine, teine asi on nagu praktikasse viimine ja mina olen pigem praktik, taustalt ikkagi õpetaja ja hakkan nagu otsapidi minema. Ja see ei pruugi kohe õnnestuda, ujuvadki pinnale asjad, mis ei toimi ja siis lihtsalt muudame neid. Et kõigepealt katsetame ja siis paneme selle kirja. Aitäh! Nüüd sõna Viljandisse. Jah, aitäh. Kuna mul hetkel on ainult üks ekraani jagada, et siis ma võtan kogu oma ekraani jagamiseks. Nii, kas minu slaide on iseenesest näha? Ja, on näha. Väga hea. Ühesõnaga tervitus. Minu nimi on Juha-Mart Salumäe ja olen siis Viljandi gümnaasiumi direktor ja jagan veidi siis meie kogemusi sellest, kuidas meie oleme sellele teemale lähenenud kõik need 13 aastat, mis me oleme eksisteerinud. Täna on ühtlasi meie kooli sünnipäev, nii et igati paslik siis natukene ka selles valguses otsa vaadata. Et see meie kaanepilt ka tegelikult võib-olla tähistab seda, et kuidas terve rida andekaid noori rakendavad seda koolivälist oskust, mis nad on omandanud edukalt koolielu elavdamiseks. Aga hästi lühidalt numbritest ka, et oleks mingi mastaap teada. Et meie koolis on siis septembri alguse seisuga 553 õpilast, 65 siis töötajad, kellest siis 51 on õpetajad
ja 22 neist on osakoormusega ja mõnigi neist on rakendust leidnud ka Viljandis mõne huvikooli koosseisus. Ja vabandust. Jah, hästi. Vabandust, Juhan, Mart, ma korra segan vahele, et osad inimesed ei näe slaide, et kas mina näen isiklikult ja siin mõned näevad ka, et kas on nagu kuidagi äkki kellegi seadistuste probleem, et on see üksik probleem või on see laiem probleem, et kui see on laiem probleem, üldiselt on inimestel näha, et loodame siis, et see inimene, kes ei näe, saab asja korda, et võib jätkata, vabandust. Selge. Ja üldiselt me oleme siis õppesuunapõhine kool, ehk siis meil on 6 õppesuunda. Nende tähtede taga siis on humanitaarkunstide õppesuund, loodusreaalainete õppesuund, majanduse ja ettevõtluse õppesuund, matemaatika füüsika õppesuund, sotsiaalainete õppesuund ja võõrkeelte õppesuund. Ja mis on meie kooli missioon? Me tahame pakkuda Viljandis õppivale noorele valikute ja väljundite rohket siis keskharidust. Ja selle kõige juures me siis paratamatult peame jälgima seda, mis on eksisteeriv keskkond meie ümber ja siis mis on need võimalused, mida me saame noortele pakkuda. Kui meie kooli väärtustest põgusalt rääkida, siis tegelikult üks hästi oluline element, mis tänase teemaga seondub, on ettevõtlikkus ja see, et me loome iseendale võimalused arenguks, on üks osa sellest, mida me tahame ka toetada. Ehk siis, kui õpilased on leidnud enda jaoks selle südamelähedase valdkonna või teema, millega nad tahavad ennast süvitsi siduda, siis tegelikult meie üritame omalt poolt toetada seda, et neil oleks võimalik selle erialaga, valdkonnaga tihedamalt siduda ja et tal oleks võimalik seda õpingutega siis kokku integreerida. Ja kuidas me siis seda tuge pakume? Meie õppekava jaotub siis 3 mooduli vahel. Üks on siis üldõppe moodul, mis on siis riiklikult standardne. Teine on suunaõppe moodul, kus siis tõesti hakkavad välja tulema erisused lähtuvalt sellest, millise õppesuuna õpilane on valinud. Ja 3. moodul on siis ülekooliliste valikkursuste või siis valikainete moodul, mille raames siis õpilased enam ei ole kursuste vahel jaotatud ei õppesuuna ega õppeaasta kaupa, vaid õpilased on segamini erinevaid valikaineid omandamas. Ja kui nüüd tänase teemaga seda seost välja tuua, et kuidas see on seotud tänase teemaga, siis see ülekooliliste valikkursuste moodul on see koht, kus õpilane saab variant A valida need kursused meie kooli enda loetelust, mis on umbes 40 kursuse mahus, aga siia alla sobivad väga hästi ka Viljandis või ka tegelikult üle-eestiliste huvikoolide või huviringide siis kursused. Ja kuidas see siis kõik välja näeb? Kui õpilane leiab, et ta tahab, võtan korraks slaidi tagasi, näiteks võõrkeelte suuna õpilane, kes siis peab 5 kursust ülekoolilisi valikaineid valima, siis variant tal on teha nõnda, et ta arvestab väljaspool kooli tegutsevas siis huvikoolis või huviringis siis läbitavat haridust, läbitavat õpet enda valikaine kursustena. Oluline selle juures on see, et see huviring, huvikool omaks kehtivat koolitusluba. Viljandi linnas selles mõttes on olukord hea. Meil on munitsipaalhuvikoolidena olemas kunstikool, muusikakool, spordikool ja siis huvikool, mis ühendab endas väga palju erinevaid, iseloomult erinevaid siis valdkondi, et õpilased saavad valida endale sealt väga laia valiku seast erinevaid siis erialasid, mida õppida. Ja mõneski mõttes meie jaoks on võit see, et tihtipeale õpilased tulevad juba põhikoolist selle harjumusega osaleda Viljandi linnas mõne huvikooli või ka mõne erahuvikooli tegevuses
ja need õpilased, nii nagu siin viimases reas on välja toodud, saavad ühes õppeaastas arvesse võtta valikainete moodulis siis 2 kursuse mahus koolivälist õppetegevust. Mis sisuliselt tähendab seda, et kui õpilane 2 tundi nädalas osaleb näiteks Viljandi muusikakooli tegevuses, siis ta saab selle õppeaasta jooksul 2 kursust valikainete moodulis juba ära arvestatud. Kui niimoodi 3 aastat teha, siis tegelikult õpilane ei peagi meie kooli valikainete seast valima mitte ühtegi valikkursust, ehk siis nende kursuste seast, mida me ise pakume, ja ta saab täielikult enda valikmooduli siis läbida mõne Viljandi linna huviringi või huvikooli juures. Erandiks on 3. aasta sotsiaalsuund. Kui ma nüüd korraks hüppan siit tagasi, siis näete, et sotsiaalsuuna üks eripära meie koolis on see, et kitsa matemaatika õppijad saavad väga palju kujundada, et kui kokku on 96 kursust, siis 10% ulatuses nad saavad siis seda moodulit kujundada enda valitud erialade kaudu. Nii et tegelikult, kui 3. aastal õpilasel on veel seal mõni kursus puudu, siis 3. sotsiaalil on võimalik ka 3 kursuse mahus neid kooliväliseid õppetegevusi arvesse võtta. Nüüd oluline selle juures on see, et me loeme sinna alla ka ülikoolide teaduskoole ja edumuse valikkursuste läbimist, et meil kool on omalt poolt siis erinevatel aastatel ostnud erinevas mahus ka ette neid kursusi, kus õpilased saavad siis, ta on selline nobedate näppude voor, peavad kiiruse peale ennast siis kirja panema, et kes soovivad edumuse kursusi valida, aga see ei tähenda seda, et kui näiteks meil on 20 õpilase jagu kursusi siis tellitud sealt, et siis 21. ei saa seda arvesse võtta koolivälise õppetegevusena, saab küll, lihtsalt sellisel juhul kool ei kata seda edumuse kursuse läbimist, aga kui õpilane ise selle siis kursuse eest maksab, siis selle kursuse ta saab ikkagi valikainena arvesse võtta. Nüüd üks teema, mida tihtipeale meilt küsitakse, et kuidas on sellega, kui näiteks kellelgi on personaaltreener, kes õpetab tal spordiklubis, kuidas siis hästi treenida, kuidas korrektselt seda kõike teha. Üldiselt see ei ole võimalik, sest spordiklubidel kui sellistel, kui me räägime, ma ei tea, MyFitnessist või millestki taolisest, sellisel kujul koolitusluba ei ole, aga loomulikult selliseid erandeid võib eksisteerida ja siis me vaatame need juhtumid ükshaaval üle, et neid ei ole nii palju, et meil see võimekus kuidagi oleks pärsitud. Aga mõistagi, kui küsida, kuidas üldse seda niimoodi arvesse võtta, siis kooliaasta alguses õpilane teeb kõigepealt siis Moodle'is avalduse, kus ta märgib ära, et ta sellel õppeaastal kavatseb siis oma õppetöö valikainete moodulit arvestada mõne koolivälise asutuse juures ja õppeaasta lõpus ta peab siis esitama ka kinnituse siis juhendajapoolse kinnitusega, et ta on sellisel kujul need kursused omandanud või läbinud, ehk siis ei ole päris niimoodi, et õpilane lihtsalt ütleb ja me siis teeme väikse noogutuse selle peale. Selle süsteemi võlud on senimaani meie arvates olnud need, et õpilane, kes tõesti on leidnud oma või nii-öelda oma huviala, saabki sellega süvendatult tegeleda ja tegelikult tal ei teki seda olukorda, kus ta sellel põhitunniplaani välisel ajal peab valima, et kas minna siis valikkursust tegema või minna oma huviala tundi. Et selles mõttes õpilase jaoks valik on lihtsam. Muidugi me julgustame õpilasi valima ka meie enda koolisiseste kursuste seast midagi, sest kui me ise disainime neid valikkursuseid, siis tegelikult ega seal on ka mitmeid kursuseid, mis võiksid liigituda huviõppeks. Ehk siis, kui me räägime rahvatantsust, siis meie koolis on 4 rahvatantsurühma
Viljandi linnas gümnaasiumiastme noortele sisuliselt ühtegi teist pakkujat ei olegi selles osas ja seetõttu kahtlemata me omame siin mõne erahuvikooli ees eelist, kuna selle eest ei pea õpilane ise midagi maksma. Aga sellegipoolest, kui õpilasel on see nii-öelda südame eriala leitud, muidugi on hea, kui ta saab seda õppetöö läbimisel siis kohustusliku kursusena arvesse võtta. Eriti tuleb see abiks nendele noortele, kes näiteks käivad juba rahvusvaheliselt kuskil võistlemas, ehk siis nad saavadki tegelikult nii-öelda seda käsitleda õppetöö osana. Kooli jaoks on see minu hinnangul väga kergesti hallatav, osalt ka seetõttu, et Viljandi linnas tõesti on neid munitsipaalhuvikoole sedavõrd palju ja meil on lihtsalt munitsipaalasutustega väga hea asjaamine aastate jooksul välja kujunenud. Ja tegelikult õpilase jaoks on see kursuste märkimine võimalikult lihtsaks tehtud. Valud on see, et kuna me ikkagi eeldame koolitust luba, ei pruugi uute huvialade arvesse võtmine olla alati nii paindlik, kui võib-olla aeg seda nii-öelda peale surub, et kui on tõesti tekkinud sellised kiiresti populaarsust omavad klubid, kas on mingisugune padeli entusiastide ring tekkinud või midagi taolist, et selles osas kahtlemata sihuke teatud paindlikkus või me ei suuda võib-olla nii paindlikud olla, kui alati tahetakse. Ja hetkel see lahendus põhikursusi ei puuduta. Põhikursusi siis ma mõtlen riiklikke kursuseid, aga ka selles osas meil juba ideed on hakanud idanema, ehk siis kuna Viljandis on väga palju muusikakoolis õppivaid noori, siis on mõte hakata diferentseerima siis muusikaõpetuses kursuste kulgu varasemast õppidest tulenevalt, ehk siis need, kes ei õpi muusikat ise muusikakoolis, et neil jääks nii-öelda see tavaprogramm kehtima, siis on olemas nii-öelda edasi jõudnud ja kolmas oleks tinglikult, see on niisugune tinglik nimetus, on tõesti muusikud, kes on juba aastaid muusikakoolis musitseerinud ja kellel tegelikult suur osa neid riikliku õppekava väljundeid on juba saavutatud, ehk siis neile pakkuda sellist teistsugust programmi. Liikumisõpetuses me hetkel ei planeeri nii-öelda sportlastele erandit, sest liikumisõpetuse siis kursuste eesmärk on natukene teistsugune, kui tihtipeale spordikooli erialad seda teevad, ehk siis niisugusest tulemusspordi suunitlusega, mitte küll alati, aga sageli, mistõttu seal me ei ole veel niisugust suunda võtnud, et liikumisõpetuses pigem üritame neid õpilasi, kellel on need edasijõudnud teadmised, et kaasata ka tundide läbiviimisesse ja õpetajad saavad nendega siis koostööd teha ja võib-olla kasutada neid pigem nii-öelda kursuste assisteerimisel ja anda neile seeläbi hoopis uus kogemus. Aga siin ma võib-olla endapoolse sellise ülevaate lõpetaksingi ja hea meelega vastan küsimustele. Aitäh! Meil siin mõned küsimused on. Üks mitteformaalse õppe kriteerium on vabatahtlikkus. Et oleme samuti teinud lõiminguprojekte näiteks kohaliku kultuurimajaga, kuid kui kõik õpilased seal suunatakse osalema, siis muutub vabatahtlikkus küsitavaks, et kas on formaalõppe ja mitteformaalõppe võtmes probleem, et võib-olla see on pigem nagu minu enda kolleegidele küsimus. Tolmi? Väga õigustatud küsimus, et kui ikkagi viiakse seda formaalõpet läbi mitteformaalõppe keskkonnas, siis võiks öelda, et see on kohustuslik õpilasele ja seetõttu ei saa või siis peab see õpe toimuma ka koolipäeva jooksul, et näiteks
seda võiks vältida, et pärast kooli on lapsed survestatud osalema mingisuguses mitteformaalõppe keskkonnas toimuvas õppes, sest see on kohustuslik. Aga mitteformaalõppes osalemine kui selline on muidugi vabatahtlik, et lõiminguga me loome need tingimused, et arvestada see kooliväline õppe formaalõppes ära. Et selles suhtes neid formaate, kuidas lõimida formaal- ja mitteformaalõpet on erinevaid ja tõin ka siin välja need põhilised variandid, et kindlasti see valdkond areneb ka edasi, et järjest enam saadakse aru, et ka kooliväliselt on võimalik saavutada õpitulemusi ja ei ole mõtet dubleerida. Passo? Ja, ma täpsustan veel enda poolt liikumisõpetuse teemal ja kinnitan seda üle, mida Tormi just ütles, et kui näiteks liikumisõpetuse tundi viiakse läbi koolimajast väljas asuvas spordihoones, kus siis renditakse päevasel ajal kas korvpallisaali, jõusaali või mida iganes, et siis see on loomulikult kõigile õpilastele kohustuslik ja see ei ole tegelikult kui mitteformaalõpe, on ikkagi formaalõpe, aga lihtsalt teises keskkonnas. Ja ma tahan Viljandi gümnaasiumi nii-öelda heale ettekandele ja näitele veel juurde lisada selle liikumisõpetuse koha pealt, et täiesti toetan seda mõtet, et me ei taha praegu kuidagi nii-öelda sportlastel kuidagi liiga teha, aga iga selline, kas enda vanusegrupis ütleme ka Eesti või isegi rahvusvahelisel tasemel sportlane, see olemine ei tähenda veel seda, et õpilane saavutaks liikumisõpetuses mitmekülgsed liikumisoskused, mis on uue liikumisõpetuse ainekava selline nurgakivi. Et ka sellistel puhkudel tuleks läbi vaadata, et võib-olla millise liikumisõpetuse valdkonna õpitulemused see sportlane saavutab, et seal võib minna ju liikumine kultuur alla, kus ongi spordisündmustel osalemine, kas siis sportlasena, vabatahtlikuna ja nii edasi, pluss ka teatud kehaliste võimete arendamine teise valdkonna alt, et need läbi vaadata, aga ei ole kohustust koolil automaatselt tervest liikumisõpetusest õpilast koheselt vabastada ja siis sellisel juhul me tegelikult ei täidaks ka selle liikumisõpetuse sellist üldisemat ja suuremat eesmärki, et iga juhtum tuleks vaadelda personaalselt ja võimalusel õpilasele vastu tulla, aga peab lähtuma ka sellest riikliku ainekava nõuetest ja nende õppeainete tegelikest eesmärkidest. Aitäh, et ma julgustan inimesi, et tõstke kätt, kui te tahate ise küsida, et siis me saame teie jaoks mikrofoni avada. Aga siin on seni veel üks küsimus just selles võtmes, et kas oleks tuua häid näiteid ja ideid formaalõppe ja mitteformaalõppe lõimingute jaoks suurtes koolides, et siin on pikalt ka kirjeldatud, kui erinevates klassides õpilased tegelevad väga mitmepalgeliste selliste mitteformaalõppe tegevustega, et kuidas seda süsteemi siis hallata, et võib-olla mõned head nipid? Ma võib-olla jätkan korraks ise ja siis Tormi ja või keegi teine saab täpsustada, et no minu soovitus olekski see, et koolis on üks selline ühe valdkonna selle kontaktisik, kes kõik, mis on seotud spordiga ja liikumisõpetusega, kehalise kasvatusega, et see üks isik siis haldab selle formaal- ja mitteformaalõppe toimimist ja korraldamist koolis ja muusika valdkonnas on siis teine inimene ja võib-olla tehnoloogia valdkonnas kolmas inimene, et oleks keegi spetsialist, kes päriselt oskab siis seda organiseerida, seda korraldada, läbi vaadata, ka nende õpitulemuste saavutamist, et seda ei peaks tegema keegi kolmas inimene, kes tegelikult, kellele selle aine õpitulemused on väga kauged ja kes ei peagi selle aine seda sisu nii põhjalikult tundma, aga see on muidugi, kuidas kool ise selle korraldab ja parimal moel ette näeb, et see on lihtsalt minu kui kooli välise inimese selline seisukoht. Mina küsiksin kohe Juhanilt, et kuidas teie olete saavutanud sellise olukorra, et sa tõid ka mitmesuguseid näiteid, mida te juba arvestate, et kuidas teil see süsteem on välja töötatud? Meie puhul tõesti väga palju päästab see, et meil väga suur osa linna õpilastest kasutab just munitsipaalhuvikooli
siis kursuseid. Et me oleme teadlikud sellest, kuidas meie kohalikud huvikoolid enda kursuseid üles ehitavad, mis on need raskuskeskmed, kes seal töötavad, et meil on tegelikult usaldusväärsed partnerid olemas ja see koostöö käib siis õppealajuhataja tasandil. Ehk siis tal on see kõige ajakohasem ülevaade olemas, millised õppekavad meie huvikoolides on. Kui on tekkinud loetellu mõni uus huvikool, erahuvikool või mõni spordiklubi, et siis Viljandi on õnneks piisavalt väike linn, et kiiresti on võimalik taust endale selgeks teha ja läbi arutada. Ja tegelikult nii nagu Hasso Paap välja tõi, et sõltuvalt sellest, mis eriala huvikooliga on tegemist, et siis tegelikult aineõpetajatel tihtipeale on juba see teadmine olemas ka, et millega seal tegeletakse. Et üks näide, et kui me räägime Viljandis Taibukate teaduskoolist, mis on siis huviring, et tegelikult meie enda bioloogiaõpetaja samamoodi on seal programmijuht, ehk siis me oleme ka läbi selle veendunud selles, et mis kvaliteediga seal kursuseid antakse. Aga tõesti, meil on see ikkagi lahendatud peaasjalikult läbi õppealajuhataja. Teda toetab selles õppekorraldusspetsialist, kes siis aitab selle nii-öelda tehnilise poolega asjad kooskõlas hoida, et kõik korrektselt saaks märgitud. Ja tegelikult me kasutame ka rühmajuhendajate ehk siis klassijuhatajate abi. Ehk siis kui on mõni õpilane, kellel on näha, et tal mingil põhjusel see valikaine punkt hakkab kuidagi puudu jääma. Et siis rühmajuhendajad ka tegelikult omavad päris head ülevaadet sellest, et kus kohas meie õpilased või nende rühmaõpilased koolist väljaspool tegutsevad ja saavad ka tegelikult anda õpilasele selle signaali, et kuule, aga sa ju tegelikult käid vot selles huvikoolis, et siis ta aitab selle nii-öelda kontakti leida õppekorraldusspetsialisti või õppealajuhatajaga, et see nii-öelda kooliväline õppetegevus tegelikult saaks kenasti ka õppetöösse arvesse võetud. Ehk siis, ma võiks öelda, et mina direktorina pean üpris vähe selle teemaga kokku puutama ja see on meil ikkagi selles nimetatud meeskonnas jaotatud ära. Kindlasti ma arvan, et selline jaotus ei pruugiks olla piisav, kui me näiteks paneksime ennast Tallinna või Tartu konteksti, kus neid teenusepakkujaid on märkimisväärselt rohkem. Siis tuleks kindlasti natukene läbi mõelda, et kuidas seda igapäevaselt lahendada. Aga kui me räägime väiksematest linnadest, kus tegelikult neid teenusepakkujaid ei ole nüüd nii palju, et ka 100 inimese kätest jääb puudu. Et siis tegelikult ma julgeks arvata, et see on täitsa hallatav viis, kuidas seda üles ehitada. Aitäh! Ma arvan, et oli päris ülevaatlik vastus. Et nüüd on üks küsimus veel tulnud. Õpetajate puhul kehtivad kvalifikatsiooninõuded. Kas selline muudatus tähendab seda, et kui ei ole kvalifikatsioonile vastavat õpetajat, võib kas ühe või teise õppeaine õpetamise sisse osta huvikoolilt või huviringilt, MTÜ-lt ning probleem on lahendatud? Tormi, see on vist pigem sulle. Ükski üldhariduskool ei saa oma ülesanded ikkagi väljapoole delegeerida, et üldhariduskooli roll on anda üldharidust ja püüelda nende tingimuste poole, mis on meil seadustes kirjas, et ma ausalt öeldes ei kujuta ette, et sellist asja saaks toimuda, küll aga nagu siin need näited olid, et näiteks valikkursusi arvestada ära, mis kooliväliselt toimub, saab teha ja seda on ka tehtud, et kui kool ikkagi näeb, et ta ei suuda nii suures valikus õpilaste huvidele vastavaid valikkursusi pakkuda just gümnaasiumiastmes näiteks, et siis lihtsalt tagataksegi väga hea lõimingu süsteem ja tagatakse see, et need koolivälised õpped, kus siis lapsed ise soovi korral osalevad,
et siis seda saaks võimalikult hästi ära arvestada, selle võrra ka koolikoormus ka ressursside osas nagu väheneb, aga seda ma küll ei kujutaks ette, et nüüd õpetajaid ei ole ja matemaatikat ostame sisse. Noh, ma ei tea, see tundub minu jaoks natukene kentsakas, aga mine tea, Hasva, kas sul on teine perspektiiv? Pigem kinnitan sinu öeldud ja võib-olla kohe, kui ma olen oma kinnitus ära öelnud, siis äkki Aet toob enda kooli näite, sest esiteks, kui me räägime valikkursustest gümnaasiumis või valikainetest põhikoolis, siis kui see on sisse ostetud kursus või valikaine, siis tegelikult nii või naa kool vastutab selle kvaliteedi eest. Kui me räägime kohustuslikust ainest, siis kui ma nüüd ei eksi, siis Aet tõi ka Paikuse kooli näited, kus näiteks tehnoloogia õpetuse raames viidi osaliselt õppetööd läbi mitteformaalõppe keskkonnas, kus olid näiteks parem tehniline baas või midagi sellist, siis ta tõi ka selle sinna juurde, kinnitas, et tegelikult see aineõpetaja oli seal samas õppes ikkagi olemas. Et me ei eelda seda, et meil on väga raske leida eriala eksperti, kellel oleks õpetaja kvalifikatsioon tehnoloogia õpetuses, et me nüüd lahendame sellega selle probleemi, et võibki igaüks hakata näiteks tehnoloogia õpetust andma. Et seda kindlasti mitte, et Aet, sa ju rääkisid tegelikult sellest, et sa võid üle kinnitada, et see aineõpetaja on seal juures, et kui viiakse läbi teises keskkonnas kohustuslik aine teatud tunde. Jaa. See oli lihtsalt see, et kuna me tahtsime lõimida sisse mitteformaalset haridust ehk näiteks keraamikat, mis ei ole üldhariduse poole peal üldse olemas, siis see peab millegi arvelt tulema, mingi tunni arvelt, sest laste koormust ei saa tõsta. Ja selleks me nägime kõige mõistlikuma lahendust just tehnoloogiatunnina, aga meil on tehnoloogiaõpetaja olemas ja keraamikaõpetaja on siis huvihariduse poolt olemas, et meil mõlemad õpetajad on olemas. Ja lihtsalt see mõtteks, et kui me räägime sisseostmisest, siis see on põhimõtteliselt õpetaja palkamine on ju. Et mulle tundub, et jah, et see on kuidagi naljakas üldhariduse mõttes. Vabastatud õpilasele on välja töötatud individuaalne tunniplaan, nii et õpilane selle tunni asemel osaleb matemaatikas või mõnes teises tema jaoks keerulises aines. Äkki keegi tahab oma kogemust jagada, kui see on olemas. Võib-olla lihtsalt ühe näite too, mis meil on arendamisel, et kuna see kitsam laia matemaatika õppijate siis kursuste plaan natukene erineb, siis me tegelikult oleme püüdnud disainida juurde selliseid kursuseid, mis on nii-öelda toetavad mõne põhikursuse arengut, aga on mängulisemas võtmes, nagu näiteks sihuke praktiline, jutumärkides praktiline matemaatika, et matemaatika ongi igapidi praktiline, aga et sihuke, mis aitab veidi mängulisemas momendis seda matemaatika teadmisi kasutada, et valikkursusena neile, kellel päeva keskel neid auke võib tekkida, neid küll ei tule palju, aga aeg-ajalt võib selliseid momente tekkida ja kui see auk seal päeva keskel on, et siis siukseid momente oleme mõelnud disainida, et ta natukene nagu aitab kaasa sellele, et õpilane saaks nii-öelda teises formaadis neid olulisi õppeaineid endal nagu arendada, aga jällegi see on vabatahtlikkuse põhiselt. Aitäh, meie aeg on läbi. Aitäh, väga suur tänu kõigile esinejatele ja kui kellelgi nüüd tuleb veel hiljem mõni küsimus, siis võtke meiega julgesti ühendust ja me püüame nendele küsimustele vastata ja paneme siis salvestise ka üles. Siin mõnda aega läheb sellega aega, et see salvestis tekib siia mõne aja pärast ja siis lisame ta YouTube'i ja paneme üles ka Haridusministeeriumi kodulehele. Aitäh!